Tervist! Siin Pärnu, siin Kultuuriklubi Tempel, siin valimiskool. See siin on podcast, mille me oleme ellu kutsunud selleks, et harida ennast, kogukonda, saada paremateks ja targemateks valijateks. Mina olen Heiko Leesmet, minuga on siin Urmas Lass. Tere, Urmas! Tervist! Meie oleme selles formaadis saatejuhid. Meiega koos siin, meie vastas, istub Heidi Tammelett, kes on täna esindamas valijat. Valija roll selles järgnevas valimiskoolis on olla indikaatoriks, lakmuspaberiks, testgrupiks, võiks öelda, inimeseks, kes ühesõnaga kuulab, märkab, paneb tähele ja peegeldab seda, kuidas talle see tundub, sest et meie auditoorium, eks ole, asub teisel pool teleekraani või siis öelda teisel pool kuulmispiiri. Nii et ühesõnaga, Heidi on siin selleks, ja tal on kasutada ka erivahendid. Ja selleks on olemas just tema vapp, aga ka trumm. Ja trumm on, võib öelda siis hädapidur selles olukorras, kus asi läheb kuidagi selliseks, kus oleks vaja, valija tunneb, et ta ei saa millestki aru või on vaja sekkuda. Nii et eks Heidi tunneb ise selle olukorra ära ja eks me siis, et te teate, kui hakkab kostuma trummimängu, et siis on time out tekkinud selles olukorras. Teeme trummi heliproovi ära. Jaa, just, et siin väga hea. Ja, nii et ühesõnaga see on hea summuta. Jaa, Urmas. Samaks ma tervitaks kohale tulnud publikut. Jaa, tervist kõigile, kes on tulnud täna siia meile kaasa elama. Siin on inimesi, just, aitäh, teeke häält. Ja tahaks öelda, et kõik meie saate salvestused on avalikud, et just tulla kuulama oma erakonda, valimisliitu või siis tulla kuulama ka neid juba, kes on juba esinenud või hakkavad esinema. Just. Ja me anname sõna kõikidele siis Pärnu kohalike omavalitsuste valimisel kandideerivatele erakondadele, valimisliitudele, nii et me saame kõik need riburada siin läbi käia ja loodetavasti siis oktoobris on tänu sellele ka valimine inimestel palju lihtsam. Ja tõe huvides on see, et ütlen ka ära, et mina olen täiesti apoliitiline, ei kuulu ühtegi erakonda ega kandideeri kuskil, aga Urmas peaks ühe announcemendi ikkagi tegema. Kuigi sa oled tuntud valimisvaatleja, siis oled ka natukene teises olukorras. Jaa, et ma ei kuulu kuhugi, aga ma kandideerin ühes nimekirjas. Jah, nii et ühesõnaga selline nüanss siin on, aga ärme lase sellele ennast segada, sest et tegelikult tuleb meil peale hakata, sest et 60 minutit on selleks, et aru saada, kes on meie saatekülalised, mida nad meile pakkuda saavad. Nii et me palun tutvustage ennast, kes te olete ja millega tegelete. Rääkige endast. Ja tere ka minu poolt. Mina olen Valmar Veste, olen siis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna selle valimisperioodi siis linnapea kandidaat ja muidu erakondlikus töös olen veel ka siis EKRE Pärnumaa ringkonna esimees. Tervist kõigile minu poolt. Minu nimi on Edgar Maier. Tänan kutsumast kindlasti ja väga meeldiv üllatus oli, et on ka valija kohal. Loodan, et saate lõpuks olete valija, meie valija. Kus ma tulen, mis ma teen, et ma olen Pärnu poiss, aastaid siin elanud ja tegutsenud ja nüüd juba mõnda aega ka siis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige. Tänasel päeval olen Pärnumaa ringkonna aseesimees, Pärnu osakonna aseesimees ja igati proovin aidata erakonda tema tegemistes. Väga tore. Meil on ka väga hea meel, et olete saanud nii lühikese etteteatamisega siia tulla ja seda põnevam on ka meil, et aru saada, mida EKRE siis Pärnu kontekstis lubab, mida valijad võidavad, kui nad valivad EKRE. Nii et järgmine, või siis esimene sissejuhatav küsimus ongi teie enda võimalik liftikõne siis 2 minutit. Mul on siin timer, ma panen selle kohe käima ja siis teil on võimalik siis rääkida 2 minuti jooksul. Miks peaks Pärnu valima helistama just teid? Tähelepanu, valmis olla, läks. Ja see on väga hea küsimus, ma ütleks, et loomulikult iga poliitiline jõud tahab ennast reklaamida aga miks valida EKRE? Ma usun, et on äärmiselt lihtne. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on kõige eestimeelsem erakond, selles ei ole kahtlust ka. Ja meie programm ongi suunatud just kohalikul tasandil samamoodi nii pärnakatele,
kui ka eestlastele üleüldiselt ja inimestele, kellele meeldib ikkagi eestimeelsus, eestikeelsus ja selline jätkusuutlikkus võib-olla oleks see sõna, mida ma kasutaks, et meie rahvas püsiks, et meie keel püsiks, kultuur püsiks ja seda au sees ka hoitaks. Nii et valides Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, see ka teostub. Ning lisaks on meil kohalikul tasandil veel palju programmilisi selliseid punkte, mis ka seda just eelpool öeldut aitavad tõestada. Näiteks me toetame noori peresid, me anname tasuta lasteaiakoha, kõik see, et seda kohalikku elu ja olu teha mugavamaks ja et noored siit mitte ära ei läheks, vaid siia pigem ikkagi inimesi juurde tuleks. Et see ongi see, et hoida Eesti elu au sees, ütleme niimoodi. No 1 minut ja 26 sekundit. Ma usun, et ma saan siin, Te olete kiired ja ma saan konkreetsed. siin intervjuu käigus seda välja tuua niikuinii veel. Kindlasti saab. Meil on... Samas Vesko Edgar ja just, et me saame panna uuesti käima, sest sul on 35 sekundit, et kolleegi täiendada. Nii, läheb või? Tähelepanu, valmis olla, läks. Ma arvan, et enamus ütles Valmar kõik ära, aga jäi võib-olla vastamata üks küsimus, et kes on Pärnule kõige parem erakond, siis muidugi EKRE. Veel 19 sekundit on jäänud. Valija. Te kuulsite esimest liftikõne või sellist, et kuidas tundus? Mis mõtteid siit tuli teile? No kandev mõte oli kindlasti see, et eesti meelsus, eesti keelsus, ma kuulsin ainult ühte lubadust selles mõttes, et tasuta lasteaiakoht ja et noortele peredele suunatud. Aga see eesti keelsus, meelsus võib-olla, kui ei ole noor, kui ei ole lapsi peres, et need lubadused nagu teistele valijatele, et see nagu jäi kuidagi puudulikuks ja mulle võib-olla jäi ka see tunnetus, et me alati üritame neid uusi hääli saada, aga tegelikult peaks neid teisi hääli hoidma ka. Et kuidas te nagu valijaid kavatsete hoida? Ja meelega vastan. Kohtumine valijaga ikkagi. Ja just, et ma võib-olla kiirustasin natuke selle sissejuhatusega, et ma jätsin selle mainimata, et tegelikult meie programm hõlmab kõiki vanusegruppe, et ei ole ainult noored, on ka tõesti eakad, on ka täiesti keskklass, ühesõnaga kõik ettevõtjad, kõik. Et see lubaduste pool, seda ma nagu viitasingi sellele, et see on üks selline, mis võib-olla siis nooremaid inimesi kõnetab, et praegu ikkagi majanduslik olukord on riigis kõige raske, et siis sellepärast me tuleme ka appi seal, et tagada see, ütleme, see kulude mahavõtmine siis just nagu nendel, kes on võib-olla kõige nagu haavatavamad, paljulapsed pered, üldse, kes on lastega pered, et me muidugi ei keskenda ainult sinna, vaid ma räägin, et meil on ka kõigile teistele pakkuda asju, et ma ei hakanud selles esimeses 2-minutilises kõnes neid kohe nüüd kõiki loosungeid vurinal välja viskama, vaid see oli üks selline, ütleme, üks suuremaid lubadusi, mis meil on, võib-olla sellepärast, aga ma mõtlengi, et intervjuu käigus, kuni me puudutame erinevaid teemasid, et siis tulevad need konkreetsemad lubadused ja alati on seal taga ikkagi ka põhjendus, et me neid ei loobi niisama, ja olemasolevad valijad loomulikult, see on meie prioriteet, aga me oleme võtnud ka suuna ikkagi turul on olemas, nii-öelda turul on olemas see valija, kes võib-olla ei ole meie poole läbi aegade vaadanud, aga on mõned teemad, ma tean täpselt kohalikul tasandil, mis panevad neid nii-öelda kõrvu kikitama, meie muu programmi osaga rohkem tutvuma ja läbi selle me loodame ka ikkagi meid valima. Mul ongi siit hea minna esimese küsimusega, et kuidas te oma valimisprogrammi kokku panite? Kui palju, ütleme, sealt on nüüd kohtumised valijatega, kui palju on, ütleme, teisi teemasid, kes aitasid programmi kokku panna? Ja, ma võin natuke vastata seda teemat, et EKRE-l on siis Pärnus oma osakonnal on oma juhatus, kellel on siis ülesandeks programmi koostada. Küll aga
me nagu algusest peale oli meil plaanis ja nii ka tegime, et mitte ainult osakonna juhatus ei tegele programmiga, vaid ka kõik kandideerijad saavad sõna sekka öelda. Kõik, kes käisid koosolekutel, nende ettepanekud said ka nii-öelda programmi siis sisse. Ja programm on siis nagu ühise meeskonna töö. Et ta ei ole nagu ühe juhi peast tulnud või ühe osakonna esimehe peast tulnud. Ja kindlasti me oleme kuulnud ka võtnud mõtteid siis nagu tänavalt, et valijad on meil öelnud, mida nad sooviksid näha ja teha Pärnus teistmoodi. Aga mis see kõige olulisem mõte on, mis tänavalt on tulnud siis? Tein sinna programmi näiteks mõni? Raske on tuua seda kõige olulisemat, aga ma ei saa mitte mööda minna maamaksust. Kodualune maamaks, mis Pärnu linnas tuleb järgmisest aastast, see lööb kõiki pärnakaid, kellel on Pärnus kodu. Et see on meie programmis oluline punkt. Me ei lase tekkida kodualust maamaksu. Ma täiendaks natuke veel juurde ka, et meie programmi, ütleme, punktid, eks nad tulevad võib-olla pisut ka niisugusest ideoloogilisest pildist ja kuna me oleme tegelikult 4 aastat Pärnu linnavolikogus opositsioonis olnud, siis see, ütleme, mõtete hulk, mis me oleme saanud ellu viia, on suht pisike, et meil ikkagi on läbivad mõtted, mida me soovime Pärnu linnas ära teha, mida me oleme tõstnud siis, ütleme, ka natuke kaasajastanud, korrigeerinud ja tõstnud nagu siis uuesti oma valimisprogrammi sisse. Et mida ei ole nagu linnas ära tehtud, mida me soovime, et tehakse või tehtaks ja muidugi, nagu Edgar ka mainis, siis tänavalt tulnud ikkagi inimeste nagu ettepanekud või mured või oleme ka ümber nende ikkagi koondanud selliseid punkte, mida siis nagu ellu viia. Aga ma nii palju siin nagu ikka eestlane on selline muretseja rahvas muredest, aga mis need pärnakad rõõmud on olnud, et lisaks selle, et valimisprogrammis ega mõni rõõm? Usun, et neil üks väga suur rõõm on see, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on Pärnus täiesti esindatud ja ka väga populaarne, et ma siinkohal tänangi kõiki toetajaid ka, et vaatamata sellele, mis meil võib-olla erakond on vahepeal siin läbi elanud, mida uudised on rääkinud, kuidas me kokku hakkame jooksma ja kuidas 1 või 2 kuupäevaks meid enam ei eksisteeri. Siis nagu näete, oleme olemas, oleme jõudu täis ja teeme kõike hästi. Aga nüüd võib-olla konkreetne rõõm, muidugi on, linnas on ikkagi asju ka ju, mis on hästi võib-olla. Inimestele meeldib ka niisugune visuaalne pool. Et Pärnu 3. sild. Ma arvan, et selle üle on rõõmsad paljud, et vahet ei ole, mis kujul ta lõpuks valmis sai. Vahet, ma arvan, ei ole ka see, et kes ta lõpuks valmis ehitas. Kes see raha tõi ära? Raha tõi ära. Kõik nüansid on olulised. See näitabki, et tegelikult poliitilised jõud, kui nad tahavad, nad suudavad ka koostööd teha. Vahet ei ole, kus poliitilisel skaalal, kus otsas nad asuvad. Et kui on suured asjad, mis teeb linna elu ja olu paremaks, siis miks mitte, panna vead kokku ja teha asjad ära. Minul näiteks lihtsalt kõrvalise valijana jällegi on ju, siin on hea küsida, et kas Mart tuleb päriselt meile ka linnapeaks? Ei, Mart ei tule linnapeaks, sellepärast mina olengi linnapea kandidaat. Mart on volikogu esimehe kandidaat. Okei, aga kas ta sinna tuleb? See on kindel plaan? Jah. Kui kõik läheb nii, nagu meie plaan ette näeb. Te olete muskli nagu paisutanud selles mõttes selleks valimiseks, Mart on kindlasti väga populaarne ja ilmselt üks staarpoliitikuid teie erakonnas on, et lihtsalt ma mõtlesin, et kui ta juba nagu ilmnes nimena, siis väga hea, siis on see ka lukus, et tuleb volikogus. Ja, ma nõks enne saadet me tegelikult rääkisime, et tegelikult vist see kohalik valimisprogramm ei ole veel valmis. Et seal on natukene vaja sättida. Ja ta ei ole meil lõplikult nüüd niimoodi, jah, me veel ei ole avalikuks teda teinud. Meil on mingid nüansid, mille üle me võib-olla pisut vaidleme või täpsustame ja täiendame. Ja eks me selles suhtes ma ei salgagi, et eks me ikkagi natuke vaatame ka poliitiliste konkurentide nii-öelda programme. Me küll nüüd otseselt kedagi... Reformierakonna olete juba läbi lugenud, ma saan aru siis, jah? Ja oleme, kusjuures see on mitte läbi lugenud, aga me oleme kursis seal selliste, ütleme, nende
suuremate lubadustega, mis nad on siia nii-öelda tänavale visanud, mis on päris palju segadust tekitanud ja päris palju küsimusi tekitanud. See on nii ümmargune jutt, mis segadus siis tekitab? No teema, mida nad nüüd proovivad endale võtta, väga halb on hakata nüüd teisest erakonnast rääkima, aga see on paraku on nii. Poliitika on eristumise kunst. Jah, et kaitseväe tagasitoomine, ajateenistuse tagasitoomine Pärnusse. Et see on Pärnakale ikkagi, vähemalt mingile osale pärnakatele siuke oluline teema, minule kaasa arvatud, ma ei ole üldse selle vastu, aga lihtsalt see, kuidas nad seda praegu serveerivad ja seal taga ei ole kõik need faktid, ei ole tõesed, mida nad räägivad, et siis ma näengi, et see on tundliku teemaga Pärnu tänavatele siuke vehkima tulemine, mis tegelikult kokkuvõttes lõpuks võib inimestes pettumust valmistada. Ja siuke näpuga näitamine nüüd poliitilistele, ütleme, konkurentidele, et te nüüd ju ei taha seda või teist või sõnade suhu panemine, et see on praegu olnud nagu nende taktika natuke, Mina tahtsin seda küsida, et kui valimisprogrammi tehakse, et nüüd ma olen natukene see aasta seda kõrvalt näinud, ma ei ole süvenenud, aga selles mõttes, et kui teete nüüd programmi, et kas te juba mõtlete ka seda, et need asjad, mida te programmi sisse kirjutate, kellega, millise erakonnaga või valimisliiduga on võimalik neid ellu viia? Eks kindlasti omavahel need asju arutame põhjalikult läbi ja lisaks sellele, et kellega neid ellu viia. Sõbrad oleks ikkagi, kellega viia. Kellega te näete? Aga me ei ole välistanud kedagi, kui sa seda küsid, et siis konkreetselt olen välja öelnud, et me võime teha koostööd kõigiga täna, et lihtsalt meil on kindlad punased jooned. Teatud punktidest me ei tagane, me ei muutu, võib-olla kõigi jaoks mis need suurimad punased jooned siis teil on siin kohalikul tasandil, et kust te tagasi lähe? Ma kardan, et mitte kardan, vaid ma julgen öelda, et kindlasti tuulikute arendus on meil üks punane joon üle Eesti. Maamaksu teema on meie jaoks oluline teema, et see kodualune maamaks jääks, ta ei tuleks. Lastega perede toetamine. Tänases, ma ei tea, demograafilises kriisis, ma julgen öelda, on lastega perede toetamine eriti oluline ja see on ka seotud selle eestluse püsimajäämusega. Kui lapsi peale ei sure, siis kellele me seda Pärnut või riiki siin üldse peame, et nii tähtsad punktid on meie jaoks, millest me ei tagane. Kuulge, aga nüüd on ümmargust ja konkreetsemat juttu olnud palju ja väga head vastused on teil, aga meil on selline küsimus teile, et mis on 3 asja, mida pärnakas siis täna päriselt vajab? Et proovime 3 asjast rääkida. 3 kõige olulisemast asjast, et mis te olete siin valijatega kohtunud, on ju omakeskis arutanud, et mida pärnakas vajab? No ma ütleks kohe, et pärnakas kindlasti vajab siukest kindlust, et see kindlustunne, mida paraku riik praegu ei paku, kas või siis nende maksutõusude ja erinevate selliste ikkagi inimese rahakoti kallale minemistega, et need on need kohad, kus meie omavalitsusena, meie programm ja meie mõte on selline, et me tuleme appi inimestele, kas või see sama maamaks, mis on siit mitu korda läbi käinud, et me ei tõsta seda. Me ei tee olukorda siin omavalitsuses selliseks, et inimesed peaks hakkama oma vara müüma nüüd selle pärast, et lihtsalt see on nagu ülemaksustatud. See ei ole lihtsalt reaalne. Ja teine osa ongi, et peredele suunatud toetused, nii palju kui omavalitsus saab neid nagu teha, nii palju kui me teeme. Et just seal tulevadki need lasteaiakohatasud, huviringide pakkumine, tasuta huviringid lastele, et kõik siuksed nüansid, kõik, mis jätavad inimesele rohkem raha kätte. Ma lihtsalt korra täpsustan, et olukorras, kus meil maksumaksjaid tuleb järjest vähem nagu peale, suurendades toetuste hulka, siis kuidas te nagu seda tasakaalu seal näete või kuidas see eelarveliselt nagu pikas plaanis nagu see koos püsib? Ja Pärnu linna eelarve on tegelikult päris ilus suur number, 150 miljonit, et tegelikult jagub seal täpselt sellisteks asjadeks raha ka. See on ka meie programmis üks punkt siuke, et me vaatame üle kõik sellised kahtlase väärtusega toetused, mida seni näiteks millised on kahtlase väärtusega? Erinevad MTÜ-d, millele tegevustoetust, ma võin ka kohe välja öelda. Selles mõttes, et see on teie seisukohad ja keegi nagu ei saa neid kahtluse olla. Me oleme juba mitu aastat viidanud, see on küll paari aasta tagune juhtum, aga linnavalitsus nägemus on anda tegevustoetust MTÜ-le Forward Space, mis tegeleb ruumide rentimise ja edasi rentimisega. Ja see tegevustoetuse summa ei olnud küll eelarve
numbrit arvestades nagu suur, aga no ikka palju see siis oli? 20 000 eurot. Jah, aga nüüd see, mis sealt tagasi saadakse selle eest, et sellele keegi enam vastata ei osanud. Ja veel see teine nüanss seal juures oli see, et MTÜ-ga Forward Space oli seotud, või noh, praegu on üks abilinnapeadest, Silver Smeljanski. Ehk see on ka otsene huvide konflikt, et mis oleks pidanud tekitama nagu võib-olla suuremaid küsimärgid siin, kas ajakirjanduses või mõnel isegi teisel instantsil siin võib-olla panema mõne pastaka sügelema, aga mitte midagi ei juhtunud. Kõik. Ja nüüd sealt, kui me näeme, et linnal on raha anda, just näiteks täpselt see 20 000, siis meie mõte oligi, et Pärnu linn ei toeta eraüldhariduskoole. No, ainult nii palju, kui riik näeb ette ja nii palju, kui sinna on mingit pudruraha või midagi vaja anda, aga tegevustoetust ei anta. Me võtsimegi selle sama 20 000, tegime ettepaneku Pärnu 4 eraüldhariduskoolile igal ühel anda 5 000. Ja selle peale läks linnavalitsus paanikasse, mis mõttes mingid suvalised summad, sest koolide suurused on ju erinevad, laste arv koolides on erinevad. Käisime 2 selle mõtte välja ja siis jõudsime täitsa konkreetse eelnõuni, mis siis, mille summa, mida nüüd omavalitsus peaks eraüldhariduskoolidel maksma, tõusis ikka väga palju suuremaks. Ja praegu ongi see arutelu, see küll juunikuus leidis toetust volikogus, aga nüüd on linnavalitsus selle uuesti nii-öelda lahti kiskunud, nii et ega see mure veel ei ole laualt kadunud. Ühesõnaga, mis ma tahan öelda... See on esimene punkt, mille me oleme siin suutnud läbida selle. Ühesõnaga, mis ma nüüd tahan kokku võtta, et meie nägemus... Forward Space rastab raha ära, ma saan. No see oli näide. Pidin näite tooma, see oli konkreetne näide. Forward Space, kas see on nagu süsteemne või see on lihtsalt üksik juhtum, mille te olete vastu? See tundub pigem olevat süsteemne. Nii, aga on veel siis MTÜ-sid, kes nagu justkui saavad nagu liiga palju raha? Ei, ma ei ütleks, et seal on nüüd liiga palju. See sõna ei ole õige, võib-olla see liiga palju, vaid vahe on lihtsalt selles, et mis tuleb nüüd linna kodanikule tagasi sealt. Et kui me räägime eraüldhariduskoolidest, no me saame aru, mis sealt tagasi tuleb. Sealt tuleb kvaliteetsem haridus või oma linna lapsed, kes seal käivad. Eks see maksab meile... Milline kool see eraüldhariduskool meil nagu hullult hädas on? Ma lihtsalt korra küsin. Hädas on nad kõik. Ega raha ei ole kellegil, sest et see on ikkagi vanemate rahakotist tulev ja jällegi me jõuame sinna, kui riik ühtepidi seda rahakotti oma maksupoliitikaga tühjendab, no ega siis järjest keerulisemaks läheb ka ju vanematel, et neid õppemakse maksta. Aga see üldse ei peaks, ma lihtsalt teoreetiline küsimus, et kas hariduspoliitiliselt üldse ei oleks mõistlikum see, et ei ole nagu siis... Kui sa ei suuda ettevõttena haridust pakkuda, siis nagu sorry, siis on halb ettevõtmine. Eraüldhariduskooli ei saa võtta kui ettevõtmist. Selles mõttes, et... Ärilise loogikaga on ikkagi, et kui see nagu ära ei majanda... Jaa, seal on vahe ka selles, et miks need 4 kooli meil siin meie nagu linnapildis on, siis nad teevadki seda hariduselu palju mitmekesisemaks. Kas või nende programmid on need, mis ikkagi ühte või teistpidi lähenevad lastele võib-olla natuke erinevalt. Ühesõnaga, see annab valikuvabadus on see. Et see ongi see koht. Ja ma arvan, et need 4 kooli on täiesti tõestanud ennast siin ja need lapsed, kes seal käivad, on, kuidas ma ütlen, ma ei taha nüüd munitsipaalkoole kuidagi alla teha. Just seda ma tundsingi, et mulle tundub, et me munitsipaalkoolid on tegelikult ka ju väga head tasemel. Ja on küll, ma ei üldse vaidle vastu, aga see valiku, ütleme, see mitmekesisus minu arust on just see oluline koht seal. Ühesõnaga, number 1 punkt, mida Pärnaks vajab, on see, et raha tuleks tagasi. Ja just, see peab olema nagu veidi investeeringu moodi. Nii, proovime nüüd teise punkti juurde minna, muidu me lähegi tänasi pinema. Nii, see on väga hea vastus, aitäh, aga teine punkt, mis teil on, mida Pärnakas vajab? Pistan vahele ka ühe sükse asja, et Pärnakas vajab kindlust, et see kodulinn jääb püsima, on täpselt nii, nagu ta meil kõigil südames on, et täna ma 100% Eestis kõige parem linn, kus elada. Mis ta siis püsima ei jää? Põhjast, Skandinaaviast on neid näiteid küll, kus väiksed mõnusad linnad võetakse üle, kui immigratsioon läheb lappesse, et ma ei ütle, et see praegu Eestis või Pärnus oleks suur probleem, aga ülearu ei tasu selle peale võib-olla praegu keskenduda, aga kuskil kuklas peab see mõte ikkagi olema, et see, mis meil siin on, see ei ole nagu niisama, et selle püsimajäämise nimel tuleb ka pingutada
ja me seisame küll selle eest, et kuidas siis EKRE lubab selle nimel pingutada või mis see pingutusmehhanism siis on, millega siis hoida seda Pärnu linna nii-öelda eksisteerimiselt, muidu ta ju kaob ära? ei, linn nüüd ise ära ei kao. Et kui me vahetame lihtsalt rahvastiku siin välja, siis ei ole enam see Pärnu, mis meil kallis on. Ja kuidas me saame selle nimel tööd teha? Seal on suuresti tuleb mängu muidugi riigi otsused. Mis siin salata, et Pärnu kui kohalik omavalitsus ei otsusta, kes üle piiri tuleb ja kui palju tuleb. Küll. Mis juhtus valija? Peaks kaduma. Mulle lihtsalt tundus see, et see migratsiooni teema on natukene nagu kontekstist pseudoprobleem, et sama hästi me võiksime tegeleda sellega, et Pärnu, ma ei tea, vajub, me oleme üleujutusele avatud, meil võivad looduskatastroofid olla, millest kogu aeg räägitakse, kliima soojenemine. Et mulle nagu näib, et kuidagi valimisprogrammi mingi pseudoprobleemi praegu tuua absoluutselt ei kõnata. Et kas see kindluse punkt nagu ei veennud sind selles mõttes, aga raha punkt? Kui ma kuulasin seda sisustamist kindluse punktile, siis sealt tuli kohe maamaks, aga minu meelest kindluse punkt peaks olema ka üleüldse Eesti turvalisusega seotud, nagu selles plaanis, et käis juba läbi sõna tuulepargid. Kas ei ole seotud mitte meie energeetilise sõltumatusega või on mingite kaitserajatiste ehitamine, et tegelikult on Pärnus ka väga levinud ju mentaliteet, mida endiselt juurutatakse, et mitte minu tagahoovis. Et me nagu tahame, et Eesti oleks kaitstud migratsioonitulvade eest ja mille kõige eest, aga samas me ei ole valmis ka Pärnumaal andma mitte ühtegi hektarit, mitte ühegi seda sõltumatust ja turvalisust pakkuva rajatise jaoks. No nii. Ma vastan. Mulle tundub, et valija ei olegi nii asja kauge, kui võib-olla algul räägiti, et tegelikult mis see tuuleparkide mõte või see nii-öelda, nagu Edgar ütles, et me ei lase neid ehitada, nagu te ise ütlesite ka, inimeste tagahoovidesse, on seal võt siin ongi see, et see arusaam on meil erinev, et meie ei näe seda kui nüüd energeetika julgeolekut, sest see energia ei ole odav, see energia on see, millele tuleb peale maksta ja see kuidagi ei liigitu meie arusaama järgi energiajulgeoleku nagu ütleme peatüki alla, et see ongi see erinevus, et meil on olemas vahendid, millega toota odav, stabiilne energia, et me praegu lihtsalt nagu üritame leiutada, riigi mõttes ma mõtlen, ma ei räägi enda erakonnast, et riik üritab leiutada nii-öelda nagu jalgratast ja väga sükest lombakat ja kõverat jalgratast, et see ei ole see, mis meile seda turvalisust toob. Et sellepärast olemegi, seal on muidugi need muud nüansid ka, võib-olla see visuaalne pool, et tõesti, kui meil praegu see põlevkivijaam, põlevkivi kaevandus tähendab, on teatud piirkonnas Eestis, aga kui me läheneks asjal niimoodi, et me teeks kõik igasse maakonda näiteks ühe mingi põlevkivi kaevanduse, see tõesti ei oleks ka enam normaalne. Aga samamoodi selle tuuleenergiaga nagu tehakse ju, et see ei ole kindlalt ühes kohas, seal tuleb tõesti see, et mitte ainult minu tagahoovis, aga need ongi need suured kokkuleppelised asjad, et kuhu me midagi teeme, et sinna inimesed siis nagu elama võib-olla ei lähe, aga praegu, kui inimesi puksitakse välja sellepärast oma ma ütlen siis kodudest või oma maadelt, et luua sinna energiatööstus, mis tegelikult ei anna kasu meie riigile, me ei saa odavat energiat, me peame ise ostma kallist energiat sealt tagasi, siis see ei ole küll see koht, millele me nüüd alla kirjutame. Nüüd ma ütlen, et me oleme läinud juba nagu nii kaugele selle teemaga, et me Urmas tahtis küsida veel selle teise punkti kohta. Ma tahtsin tegelikult teise juurde tulla, et see teine on noored pered. Et ütleme ikkagi Pärnu vajab maksumaksjad, me peaaegu jõudsime, kui me jõudsime sinna, et valija lõi trummi ja ütles, et migratsiooni teema. Kuidas me tegelikult, ma saan aru, et teine oluline punkt on tegelikult see, et inimesed tuleksid Pärnusse tagasi või... Kas see käib kindlus alla sinu arust? No ma arvan, et see on üks asi, mida Pärnu vajab. On rohkem... Urmas, nemad peavad seda ütlema. Sorry. Ja selle koha pealt sul on Urmas täitsa õigus, et
ongi see on niisugune, ütleme, komplekt ikkagi, et kui alustadagi kas või tasuta lasteaiakohaga, mis toob peresid kindlasti siia omavalitsusse, sealt jätkates huviharidused, kooliteel, kui laps on koolis, et omavalitsus ikkagi aitaks jälle peresid ja minna edasi, ongi Pärnu kolledž. Et seal ikkagi laiendada seda õppekavade vormi nii palju, et see tulekski meie linna. Et meil on maakond, ärme unusta, et Pärnu on maakonnakeskus. Pärnumaa on väga suur maakond Eesti mõistes. Et need lapsed ei läheks õppima pigem Tallinnasse või Tartusse, vaid toome nad siia ja et nad jääkski, et see nende teadmiste hulk ja nende need õpitu jääkski meie kogukonda. Aitäh. Nii, kui valija. Tahtsingi lisada, kindlasti kõik on jälginud, suurt meediakära tekitas ikkagi see, et juba gümnaasiumiharidust ei ole võimalik Pärnu noortel siin samas Pärnus omandada. Nad lähevad juba gümnaasiumiharidust ju omandama mujale linnadesse. Ja et mainisite siin Pärnu kolledžit, et see valitud õppekavade hulk on seal, see on väga palju aastaid juba üsna üks ja sama, et tegelikult ju see noor ei tulegi siia tagasi. Et see lasteaiakoht on siin olemas, sellel noorel perel on siin hea lapsi kasvatada ja elukeskkonnana on mõnus, siis aga see samm edasi, kui noor peaks minema gümnaasiumisse. Mis see küsimus on, valija? See on lihtsalt tähelepanek, et see on remark, jah. Ma tegelikult selle kolledžite kohta saan öelda seda, et kisakära tekkis sellest, et näiteks mina tahan panna oma poega Koidula gümnaasiumisse ja ma ei saa panna teda konkreetselt sinna kooli. Aga tegelikult on ju korralikud koolid Pärnus Tõstamaal, ütleme natukene võib-olla eemal. Ütleme, et selles mõttes, et ütleme, seal suurem kisakära tekkis just sellest, et ma ei saa konkreetsesse sinna kooli panna. Võib-olla ütleme, selles mõttes, et kohti on, aga ei ole konkreetselt sinna kooli. Aga nüüd lähme sellest hariduse teemast ja kindluse teemast 3. punkti juurde, milleks on teil võimalus. Nii et mis on 3. oluline punkt, mida pärnakas vajab? Ma usun, et ega ükski omavalitsus ei tööta ikkagi ilma ettevõtluseta. Et ettevõtjate toetamine... Täpsustage enda taustada, et mõlemad ise ka ettevõtlustaustaga või mitte? Jaa, just. Et peab olema, see pilt peab olema nagu laiem. Et praegune linnavalitsus on hästi palju energiat suunanud, sest ta kutsub seda tarkadeks lahendusteks, erinevateks IT-lahendusteks. Ma ei ütle ühtegi halba sõna. See kõik on väga oluline ja tõesti, see on nagu käesolev muusika ja kindlasti ka tuleviku muusika. Aga ära ei ole kadunud kuhugi ka muud ettevõtlusvormid. Ja need on täpselt sama olulised. Et kui me hakkame ühte gruppi nagu räägime kohe selgemalt, et kellel siis praegu raske on? Et nagu see muidu läheb jälle nii ümber. Ma arvan, et raske on väga paljudel alustada. Ei seda küll, aga ma saan, et linn praegu toetab mingit segmenti, nagu te vihjate, aga kellel siis raske on või kelle eest te nii-öelda räägite? Me räägimegi nüüd ülejäänud ettevõtjate eest, kes siis võib-olla ei tegele seal konkreetselt mingite IT-lahenduste või tarkade lahendustega või et meil ei ole. Meie praegune suund on see, et linnavalitsus toetab näiteks ülekäiguradasid, need eemalt vilkuvad need ettevõtted, kes panustavad sellistesse kohtadesse, neil on ka see toetus olemas. Koostöö käib Tehnopoliga. Ma ütlen veel kord, väga hea, et see koostöö käib, aga meil on veel ettevõtlust, näiteks kohvikukultuur või restoranipidajad või proovige alustada praegu midagi siin, võimatu. Ja kui linn on selle toetuste need väiksed toetuste summad suunanud ikkagi ainult ühte valdkonda, siis need teised lihtsalt ei arene, nad ei tulegi enam. Ongi need, et meil on üks probleem, mis puudutab just restorani, kohvikuid ja hotelle, on hooajalisus. Et siis ju keegi enam sinna turule tulla ei tahagi, sest et omavalitsus näitab ära, et meid on olulisemad võib-olla mingid vilkuvad liiklusmärgid kui see, et äkki me leiame selle ühise mõtte või kuidagi tee sinna, et kõigil oleks hea. Minu küsimus on nagu see, et Statistikaamet tegi selle ülevaate ja Pärnu keskmine palk ongi sellepärast kehv, et meil on põhiline kontingent on teenindav personal, kus on väike. Et öeldakse, et üks abivahend on tuua tööstused Pärnusse. Me teame seda, et kui sinna Niit oleks tulnud see metanoolitehas, kõik olid vastu, kui nüüd Ermistusse tahetakse teha kaitsetööstuse teha, ma ei teagi, kuidas seda täpse nimi on, sõjatööstus. Ta on kaitsetööstuspark. Jah, et ma saan aru, et ka sellega paljud ei ole nõus.
ma ei hakka küsima seda, et kas te olete poolt või vastu. Millist tööstust teie Pärnus näeksite? Et noh, ütleme see, et mis tooks, ütleme, sellist keskmisest kõrgemat palka ja palgasaajad Pärnusse. No, proovime konkreetselt, sest meil siin aeg juba, me oleme 35 minutit siin juba kulutanud. Aega pole niisama passile tegutseda vaja. Ma ise olen metallitööstuses ja ma näen, et see sektor siin Pärnu piirkonnas on väga jõuliselt arenenud ja saab kindlasti, seal on veel potentsiaali kõvasti. Pärnu eelis on see, et igasugune tööstus saab siia sellepärast, et tal on kasulik tulla, sest et siin on see asukoht. See asukoht. Aga siin on üks aga. See pagana Via Baltica. See on vaja saada 4-realiseks. See ei ole küll Pärnu teema, aga siin on vaja jõulisemalt nagu sellega edasi minna, et see liiklus oleks kiirem, mugavam, vabavahetus, sujuvam. Et see asukoht, mis Pärnul on, see on täna lihtsalt meeletu potentsiaal. Lisaks sellele, et see on meeletu potentsiaal turismile, mida pärnakad üritavad võimalikult palju ära kasutada nii hästi kui oskavad, aga ilma vastu ei saa. Väga hea. Meil on siin publiku seas käimas ringi üks alus, kuhu on võimalik kirjutada küsimusi, mida tuleks siis siin levitada, sinna saab. Ja me võtame nendest siis, me ei luba seda, et me suudame siin kõikidele küsimustele vastuseid otsida, aga me valime sealt kindlasti välja. Nii et levitage küsimusi ja saate osaleda ka siin kohapeal selles salvestuses. Mõtlesin, et sa ütled, et saate osaleda ka loosis. Via Baltica, täiesti 100% nõus. Aga Rail Baltica, äkki see on kiire? Mõte kui selline ei ole üldse paha. Et tõesti, ega mis saab olla eestlastel, ka meil selle vastu, kui ma istun Pärnust rongi peale ja sõidan Berliini näiteks. Ma kasutaks seda hea meelega, päris ausalt. Kui tihti sa käid Berliinis? No ei käigi, mul ei ole võimalust käia. Aga kui me jõuame, siis ma käiks kindlasti tihedamini. Ütleme niimoodi, et kui me jõuame nüüd sinna, et kas meil on teda sellisel kujul vaja, siis meie vastus on ei. Sest et kuna meie naabrid, kellest me sõltume, et nüüd sinna Berliini saada, on konkreetselt öelnud, et nemad seda valmis ei ehita, vähemalt mitte nendeks kuupäevadeks, mida siin järjest edasi lükatakse, siis mida me siis teeme? Me raiskame sinna projekti praegu juba 100 miljoneid, hiljem kui ta ongi valmis, sõidame rongiga Iklani, siis see on kulu, mida meie riik ei suuda kanda sellisel juhul, kui Läti või Leedu seda edasi ehita. Aga mis ma tahan öelda, kindlasti on meil vaja rongiühendust, väga lühidalt, rongiühendust Pärnu-Tallinna vahel. Et see maantee, see võtab aega nagu näha samamoodi võib-olla nagu see Rail Baltica, mine tea, millal see valmis saab, või Pärnu 3. sild, millega läks 25+ aastat. Et kui me riigivõim selline edasi on, mida ma loodan, et ei ole juba varsti, et siis tõesti ei pandagi sinna rõhku selle maantee ehitamisele ja siis olekski meil väga hea alternatiiv ka rongiliiklus Tallinna-Pärnu vahel. See ei ole mingi raketiteadus. Via Baltica kohta ma tahaks lihtsalt nii palju öelda, et mulle tundub, et kui Pärnust valitud poliitikud teeksid Toompeal koostööd, meil oleks Via Baltica juba olemas. See on õige mõte. Aga Valmar, mulle meeldis väga üks sinu lause, et meil ei tule vahetada Pärnu linnavalitsuses ära mitte ainult käiku, vaid käigukasti. Täiesti nõus. Aga järgmine küsimus on see 2 asja, mida te Pärnus ei muudaks. Mis Pärnus on hästi ja mida ei muudaks? No ma korra kommenteerin seda käigukasti luguga, et see tegelikult, ma võtsin selle ühelt turismi rannahotelli tegevjuhi lause oli see, ma käisin ühel seminaril ja kui üks ettevõtja ütleb sellise lause välja, et meie turismi valdkonnas ei ole enam vaja mitte uut käiku või uut käigukasti, siis minu arust on see väga suur häirekell juba linnavalitsusele. Et see minule väga see lause meeldis ja ma kasutasin seda ka kohe volikogu saalis, et tuua tähelepanu tõesti probleemi tõsidusele. Aitäh selle eest, nii lähme nüüd siis. Aga jaa, mis on hästi, ma usun, et nagu Edgar mainis, meil on väga hea asukoht. Tegelikult meil on väga suurte potentsiaalidega linn. Siia on võimalik tööstust teha erineva suurusega, nii suuri kui väikseid. Meil ongi väikeettevõtetele ruumi. Meil on vägev rand, me suudaksime seda turismi. Ja see on rohkem kui üks asi praegu. Me 2 asja oli vaja välja tuua. Siis on täis, jah. Ütleme niimoodi, et hästi on... Et see, mis siin ümber on teile meil on head inimesed ka. Ma ütlen niimoodi ka,
meil on väga mõnus. Isegi need forward space'i tüübid. Isegi nemad. Et me ei ole üldse, ei näita näpuga, et meil on iga Pärnu inimene oluline. Vahet ei ole, valib ta, keda ta valib. Muidugi alati võiks meid valida, et see on nagu oluline. Lähme nüüd väga olulisele küsimuse juurde, sest et selle valimiskooli mõte või miks me siin templis oleme ja miks see kuidagi nagu kooruma hakkas, on ka see, et noored inimesed, kes on ka tulemas valimistele ja kes väga palju asju ei pruugi jälgida, ei jõua jälgida, et siis mis noortega suheldes, mis on välja tulnud, mis täna noortel puudu jääb? Ja siin ka lühidalt. Ja olgu, ma küsin korra, et kus maalt see noored hakkavad, kellest see on ka teile küsimus, et kuidas te selle defineerite ja kes on teie jaoks noored? Muidugi noortele, kuna me oleme kultuuriklubi templis, siis et noortele ongi minu arusaamist järgi on oluline see, et oleks see valikuvõimalus. Et kui me räägime näiteks kultuurist Pärnu linnas, siis me ei keskenduks ainult võib-olla nendele rahvusvahelistele erinevatele kontsertidele, mis on samuti väga olulised, aga me ei tohi seal juures ära unustada ka, et meil elab linnas ikkagi 50 000 inimest ja nendele paljudel on ikkagi erinev arusaam võib-olla sellist kultuurilisest poolest, et mis neile huvi pakub. Et kindlasti see on see koht, millele me tähelepanu pöörame, et siin oleks kõigile midagi, kõigile aastaringselt, et ei peaks käima neid kultuurielamusi näiteks otsimas. Oota, need noored kurtsid, et neile ei meeldi see rahvusvaheline värk? Ei, mitte seda, ma ei öelnud. Ei, ma ise mõtlen, et aga mis see nagu... see võib-olla ongi, et sellele rohkem tähelepanu pööratagi sellele, mis ma just rääkisin. Et ikkagi võib-olla... Ja, aga see on teie probleem siis ju, mitte noorte probleem. Ja me räägime nagu teie nägemusest. Ei, see ei ole meie probleem. Et see võib-olla ei olegi probleem kui selline, vaid see on asi, millele rohkem tähelepanu pöörata. Et seda ma tahtsin nagu öelda. Minu mõte on siin selles, et kuivõrd nagu noorte probleemid või teadlikkus selle osas on teie nagu, ja kajastub teie nagu programmis. Ja ikka kajastub. Et meil on ikkagi noortele suunatud punkte täiesti olemas. Et kas või, kui me nüüd jätame selle kultuuri osa välja, noorte kus ma ütlen, see eneseabi või selle kättesaadavus või ongi, et need tänapäeva ühiskond on paraku ikkagi ütleme niimoodi, et selle suure globaalse keerise sees võib-olla natuke ebastabiilsem, kui ta on olnud, ma ei tea, näiteks 20 aastat tagasi. Et sellistele muredele kindlasti me toetame, omavalitsus peab ju toetama oma noori, et hakkama saada kasvu oma elukutsete valikutega, koolide valikutega, see kindlustunne peab olema, et omavalitsus on seal juures, et nad ei ole omapäi. Mul on selline küsimus, et Tallinnas on olemas ööelu, ta ei ole vist päris linnapea, aga ta on inimene, kes siis vastutab sellest, mis toimub linnas õhtul kella 7 hommikul kella 7. Et see on siis nagu nii-öelda nagu ööelu, kuhu alla käivad ka, ütleme, ööklubid, samas kunstinäitused, teater, sport. Kas Pärnus võiks olla selline ametipost, kes ütleme selles mõttes teeb koostööd kõikide klubide asutustega? Ja ma juhtusin siin samas majas olema, kui see Tallinna inimene siin külas käis ja mulle väga see jutt meeldis, mis ta rääkis. Et ma saangi aru, et Pärnus ongi ööelu võib-olla oleks üks selline, üks väljund veel ka võib-olla, kuidas me nii-öelda madalhooajal saaks rohkem nagu raha siis linna, olekski sama formaati pidi minnes. Et see ööelu peab meil olema selline, kus rahul on kõik. Ei nuta kesklinna inimesed, et kui võib-olla lärm on seal, see peabki käima koostöös. Et see, mis see Tallinna, ma nüüd jälle nime ja ka seda tiitlit ei mäleta, aga... Natali Mets. Tiitel oli kuidagi. Öölinnapea. Et ühesõnaga, see on asi kindlasti, mida tasub Pärnul kaaluda, et leida see tasakaal just seal, et ma ei näe seda, et meie linn peaks nüüd, september on käes, soomlased on juba juuli lõpus ära läinud, sakslased lähevad nüüd ka kohe ära, tallinnased enam siin väga ei käi, Tartus on koolid, kõik käivad, kõik on kuhugi kadunud, et siis me olemegi nagu talveunne, et tõmbame teki peale ja võtame teki maikuus ära, et ei. Et see kindlasti peaks olema midagi sellist, mis, ma räägin, toobki inimesi mujalt Eestist ka siia. Ja mis see tooks siis? See ongi see arutelu koht, et see sama sellise inimese võib-olla kaasamine või
et tal oleks see hääl seal linnavõimu juures, et teda kuulataks. Tõesti, ta toob kokku need ettevõtjate mured, ta toob kokku elanike mured ja leidagi seal see selline, nagu ma ütlen, tasakaal. No, praegu on räägitud Pärnus ka sellest, et meil on sild valmis. Me panime hullu papi, panime betooni, et hetkel betooni ei ole vaja, on vaja inimestele suunata. Aga mina olen kultuurikeskus Mai taustaga, et ma olen näinud seda, kuidas üks terve põlvkond on seal üles kasvanud, nad said proove teha, nad said seal esineda, salvestada. Kas meil peaks olema Pärnus üks oma suur linna poolt, ma isegi ei tea, ütleme Mai puhul oli see 50% pani linn, 50% teenis maja ise. Kas meil on sellist maja vaja Pärnusse? Jaa, selles mõttes inimestesse investeerimine eelkõige. Küll aga see maja on siin juba aastaid teemaks olnud ja meie seda pooldame, küll aga mitte lihtsalt seinad püsti hästi kalli raha eest. Et see sisu on tähtis, mis sinna tuleb, et ei oleks pelgalt galeriiruumid, vaid et seal saaksidki meie enda noored kunstnikud, pillimehed harjutada, neist saaksid sealt uued tähed sündida. Lisaks sellele on meil vaja ruume, kus korraldada näiteks rahvusvahelisi võistlusi. Et Pärnu on selles mõttes huvitav, et suur linn, suured palju hooneid ehitatud, aga kui on vaja korraldada mingi rahvusvaheline üritusvõistlus, siis me oleme hädas selle ruumi leidmisega. Ja siin Pärnu, meie näeme, et siin on seda ruumi, neid maju vaja. Nii, ja nüüd on publiku küsimused. Nii et olge siis valmis toredateks küsimuseks. Eest esimene on minu arust väga asjakohane. Mille poolest erineb EKRE sellest pooldunud Eesti rahvuslastest ja konservatiividest ja mis on vahe valija jaoks? See on väga hea küsimus. Ma rõõmuga vastan selle. Ma mõtlen, et ma arvan, et te olete seda kommenteerinud küll ja küll, aga lihtsalt, et meie podcastis ka, et nad teavad, et... Oleme küll ja nagu ma siin ka meie selle podcasti alguses mainisin, et meie erakond on üle elanud nii-öelda selle, mina kutsuks seda värskenduskuuriks, et ma arvan, et me oleme oluliselt, mida ma arvan, ma tean. 2.0 praegu. Et me oleme ikkagi konkreetsed, me oleme Pärnu asjadest päriselt väljas, mis on olulised ka, me ei käi niisama röökimas, me ei tõmba lihtsalt mingit teemat üles sellepärast, et enda egole pai teha või näidata inimesele, et probleem on olemas seal, kus võib-olla pärnakas vaatab, et mis probleem see siin on. Me päriselt teame ka kohalikku elu ja olu, et ma olen ise põline pärnakas, ma olen 46 aastat elanud siin, ma tunnen iga nurgatagust, iga seda, ma tean, mis siin on. Et ma ütleks, et see vahe seal ongi see, et meie oleme need, kes asju tahavad... Paisab midagi aru, mis see vahe on, aga... Ma ütlen niimoodi, et see vahe on see... Teeme ühe lausega. Meie tahame asju... Päris, nemad on siis nagu... Meie tahame asju ära lahendada, mitte lihtsalt röökida. Selge, me küsime seda, nad tulevad täna hiljem, siis me küsime nende käest selle üle. Nii, ma juba aiman vastust. Järgmine küsimus. Turismiarendus, lennujaam, jäähall, mingid muud vabaajakeskused? Lühike vastus. Turismiarendus kindlasti, nagu ma siin olen siin öelnud ka, et see on väga oluline ja lennujaam kindlasti, et see on ka üks meie programmi... Kes on lennujaam, aga keegi ei lenda? On, aga see ongi valesti asju aetud lennujaama meil. Meil on lihtsalt see lennujaam, kuhu praegu... Praegu näiteks valesti on ka see, et Pärnu linnal on kohustus tagada lennujaamale 600 000 eurot aastas. Aga saamata sealt vastu tegelikult mitte midagi. See on ka raha, mis kulub tühja kohta, mille saaks kasutada perekond. Absoluutselt. See lennujaamale tuleb leida selline lahendus, mis tookski elu meie linna, mis elavdaks meie majandust, ettevõtjaid, kõike seda. Et sinna on vaja leida, kui on vaja teha investeeringud, neid tuleb sinna teha, et tagada sinna stabiilne lennuühendus, anda see hallata mõnele, ma ei tea, lennuettevõttele, kes ise neid inimeste hulka siis siia-sinna liigutab, millest meie linn võtab kasu kas või restoranide näol, majutusasutuste näol, ongi. Okay. Elu tuleb sinna tagasi tuua. Selge. Siis järgmine küsimus puudutab seda kindlustunde juttu, mis jäi meil siin õhku. Ja küsimus kõlab nii. Kuidas ikkagi kasvatada kindlustunnet, et kodu Pärnus osta ja pere siin luua? Mitte lahkuda Pärnust kuhugi, kus hooaeg ei ole nii oluline? Et proovime nagu konkreetselt rääkida siis, et mis kindlustunde siis loob meie programmis. No ma arvan see, et turismihooaeg on hooajaline, see meil kohalik pärnaka jaoks ei vähenda kindlustunnet, et siin saab elada aasta läbi.
kõik, ma arvan, kes siin istuvad, teavad seda väga hästi, et vahet ei ole, mis hooaeg on, siin on ikka mõnus elada. Ühesõnaga, turism ei ole see, mis tagab kindlust Pärnus elamiseks, et siin on muud põhjused ja need muud põhjused on täna hästi palju arutatud ja seesama noorte perede toetamine, seesama lasteaia kohatasu kaotamine või vähemaks siis vähemalt tegemine, et need on tähtsad asjad. Need on erinevad asjad, kaotamine ja vähendamine. Kui palju siis vähem? Mis see punane joon teil on, et mis see maksimumsumma siis võiks olla? Teeme esimese sammu, et lõpetame küll tõstmise ja siis lähme samm-sammult. Et Tallinn näiteks see aasta tegi selle, et ta ju pani piirmääraks 50 eurot ülejäänud, ta kartab ise ära. Et see oli esimene samm. Pärnu tuleks eelarveliselt välja selliste lahendustega? See on kindlasti kallis, aga see on ju investeering. Et see ise mainisite ka, et maksumaksjaid jääb järjest nagu vähemaks ja järjest nagu raskemaks läheb just ka olukorda, et makse järjest tõstetakse. Aga täna me oleme nüüd ise paar aastat juba näinud, et see makse lihtsalt tõsta olukorda ei lahenda kohe kindlasti. Kohe kindlasti ei lahenda. Valija helistus. Me näeme, et see lahendus on teistpidi, me näeme, et see lahendus on makse langetada, me näeme, et see lahendus on toetada noorsi peresid uuesti IV positiivseks, ja nii tuleb, siis see tuleks suureneb Pärnu linn. Nii, hästi. Meil on siin üks kõige fundamentaalsem küsimus üldse selles podcastis ja see on see, et mis siis saab, kui te ei osutu valituks? Mis pärnakas kaotab? No ma ütleks, et see on võib-olla... Saame aru, et te ise olete muidugi teisel meelel, aga lihtsalt räägime selle musta stsenaariumi ka, et mis te siis tegema hakkate. Ma alustaks ikkagi nii, et ma ei usu, et seda üldse juhtub. Pärnu inimene on nii nutikas küll, et ta saab aru, et tal on vaja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda, aga mis siis juhtub, ongi kõik need asjad, mis me siin selle lühikese aja jooksul praegu läbi oleme käinud või need mõtted, mis meie programmis on, need jäävad siis paraku teostamata. Ma võin öelda, et selles mõttes me oleme 4 aastat kõrvalt näinud, kuidas on asju aetud. On kindlust on olemas. Ei ole ka, kusjuures eelmine kord see valimisvõit oli meil, aga ütlen niimoodi, et nagu võib-olla veidi siuksed oskamatud läbirääkijad olid toona meie erakonna... Nemad läks teise erakonda. Nemad läksid teise, kes, nad on kõik õnneks laiali läinud, et seekord me valimisvõitu oskaksime kindlasti paremini. Professionaalid on jäänud ja te olete valmis. Võt see on ka see üks vahe, mis ennegi küsimuses oli. See on nii armas. Et muidugi kaotab. Nagu me ütlesime, et mis on meile olulised punktid, ma olen suurem kindel, et see jääb kõik ellu viimata ka. See opositsioonitöö on ju selge, selles mõttes, et ega see ei ole keeruline seda ju edastada. See on väga hea lause. Ei, opositsioonitöö on absoluutselt vajalik, et keegi peab olema see pind seal niikuinii, et lihtsalt teha ei saa midagi. Lihtsalt teha saab, aga väga vähe ja ütleme, et me ei ole 4 aasta jooksul tegelikult päris ilma nii-öelda jäänud, et meil on vastu tuldud, et me oleme ilmselt suutnud tõstatada teemasid, millest võib-olla siis saavad aru kõik, et see puudutabki suuremat hulka pärnakaid ja koalitsioon ei ole saanud sealt lihtsalt mööda vaadata, et tuimalt, et see on opositsiooni eelnõu. Et ütleme niimoodi, et see, mis volikogu saalis toimub, kui seda istungit vaadates, see on nagu kulminatsioon. Et sellele eelneb tegelikult kas siis 1 või 2 või niisugust ikkagi läbirääkimist, ütleme oma seisukohtadest seismist, klaarimist, et see ei ole kõik nii, et me tuleme sinna saali ja nüüd seal vaidleme, et see on lihtsalt see, mis avalikkuse ette jõuab, et tegelikult see poliitikatöö käibki iga päev. Ma seda tahtsingi küsida, et see, mida mina, teised näevad seda, mis volikogu saalis toimub, et see on üks asi. Aga minu küsimus on selline, et kui seda ekraani ei oleks ja kui mehed oleks omavahel, mehed-naised oleks omavahel, kas otsuseid oleks kergem vastu võtta või ütleme selles mõttes, mulle aeg-ajalt tundub, et seal teleekraani vaatel on ikkagi see show käib juurde, mingid sellised torkavad laused käivad juurde. Sellel kindlasti see ekraan mingit oma mõju seal avaldab, et inimestel kõik ikkagi hakkavad oma valijate peale mõtlema, kes tahab parem välja paista või nii edasi. Aga see on mõlemal poolel, nii opositsioonis kui ka koalitsioonis. Aga ma ütlen niimoodi, et ega suuresti, võib-olla see võimendus on niisugune kerge, aga näiteks komisjonid, mis eelnevad volikogu istungile,
ega siuksed põhimõttelised küsimused tekitavad samasuguseid vaidlusi ka komisjonides. Et need võivad olla teinekord isegi emotsionaalsemad kui seal volikogu saalis, sest et seal on siuke nagu duubel 2, ütleme. No kes tahab ühesõnaga seda vaadata, see saab seda vaadata. Meil on jäänud põhimõtteliselt 5 minutit saata lõpuni. Siin on see koht, kus ma tahaks, et valija, kellel on olnud täna eksklusiivne võimalus saada isiklik valimiskool EKRE Pärnu esinduselt, et kuidas veenis, kuhu see mõtted viis, et ei pea ütlema, seda ma ei küsi, et keda sa valid, vaid lihtsalt pigem. Seda ma ei ütle ka sulle. Aga ma panin ridamisi endale märksõnu kirja või need on sellised mõtted, tähelepanekud, need ei, et hakkame minema, et üks asi, millest rääkisime, oligi see tööstuspargid, et mul jäi ikkagi küsimus enda jaoks vähemalt õhku, millele ma päriselt vastust ei saanud, et neid tuleks rajada ja käisin läbi metallitööstuse mõte, aga mul jäi ikkagi kummitama see, et kelle tagahoovi me selle siis lõppude lõpuks rajame, sest on kindlasti keegi, kes seal just elab ja töötab või omab seal nagu maalappi, et laseme valijale rääkida. Siis lihtsalt repliigi korras käis läbi see Forward Space'i teema, siis paljudele pärnakatele, võib-olla kes ei ole isegi Forward Space'is, ma ei tea, ruume rentinud, rohkem kokkupuudet olnud, siis paljude pärnakate jaoks, ettevõtlike pärnakate jaoks võrdub see siiski nagu ettevõtlusinkubaatoriga või ettevõtluskeskkonnaga, et tahes-tahtmata kindlasti, kui tuleb see negatiivne sõnum või rünne Forward Space'i aadressil, siis nii-öelda samastatakse kohe seda, et rünnatakse ettevõtluskeskkonda tervikuna. Siis lennuühenduse teema, ma arvan, et see on kohe see logisev jalgratas, mida siin võib-olla erakond üritab natukene jälle leiutama hakata, sest ega see lennuühendus teema ja see problemaatika, mis on seni olnud, ega kõik on ju lahendanud seda sama probleemi. Et linn saaks sellest kasu, et oleksid õiged lennuühendused, et sellel oleks nagu dotatsioonisüsteem oleks õige ja balansis, et see ei ole nagu midagi uut, kui keegi ütleb, et me peame selle tööle saama, et selle eesmärgiga ta ju kunagi ka renoveeriti, et ta tööle hakkaks. Siis kultuurielu küsimus jäi natukene võib-olla vastuseta minu jaoks, et ma saan aru, et ei olnud ka väga süvitsi ei läinud selle teemaga, aga et kuidas see kultuurielu on, et me peame siin nagu kuidagi aru saama, et see ei ole ainult see noorte huviharidus, mis peaks seda kultuurielu üleval hoidma, et see ei ole, et anname võimaluse noortele kuskil tegutseda. Kahtlemata see on nagu vajalik ja see on kõige alus, aga ikkagi see püsima jäämine, et Pärnu oleks ka kunstilises, muusikalises mõttes nagu koht, kuhu tuleksid need välismaa artistid, mida võib-olla siin ei soovitud väga, et keskendume kohalikule, aga me oleme osaks ikkagi globaalsest ühiskonnast, et me peame olema rahvusvahelised igas mõttes. Ja ühesõnaga need olid minu mõtted, lihtsalt, mis võib-olla nagu õhku jäid. Ja, sest et valija ongi siin esimest korda kuulamas, vaatamas, aru saamas, mida talle räägitakse ja nüüd me anname siis kiireks lõppsõnaks, sest et ega meil siin minutid loevad. Ja ma tegin väikselt märkmed ka, et mul meelest ei näeks, et tööstuspark, see kelle tahahoovi või kuhu kelle tagahoovis see kõik olema hakkab, see ongi see arutelu koht. Et praegu on riigil paraku selline taktika, et ega omavalitsus seal midagi väga kaasa rääkida ei saa, kui me räägime näiteks sellest kaitsetööstuspargist. Et riik lihtsalt tuli ja ütles nii, ma tahan seda maad, ja seda ma nüüd nõuangi ja ootangi. Et võt see diskussioon, et see, et kogukond hakkab vastu vaidlema, siis seal ongi kuskil see viga tehtud. Ja omavalitsus siin juures nagu ei saa käsi üles tõsta öelda, et see on riigi teema, kuigi ma seda mainisin, vaid ta peab seisma ikkagi oma elanike eest. Ehk siis sekkuma sinna vahele, kui on vaja see arutelu. Loomulikult see alati kedagi puudutab, aga tulles Pärnu linna juurde, Pärnu linn on pindalalt maailma üks suurematest linnadest. Mis tähendab, et meil ju seda asustustihedus... on väiksem, aga meil on nüüd minut jäänud, et seda vastust... Ma kiiresti jooksen veel, et see Forward Space ei ole kindlasti ettevõtjate ründamine. Meil on Pärnu lüüriturul on büroopindasid küll ja veel. See on lihtsalt väga mugav
mugav variant tõesti seda pinda endale saada. Ma ei ütlegi, et see halb nagu mõte või halb ärimudel on, aga see peaks olema nüüd toetatud ju omavalitsuse ehk avaliku raha eest. See oli minu. Lähme edasi. Lennujaam, me ei lähe kindlasti logisevat jalgratast leiutama, vot seal see vahe meil ongi. Et need varasemad mõtted, mis sinna on tulnud, need ongi kas ühe või teise huvigrupi, võib-olla ei ole nähtud suurt pilti. Soomes on taolise suurusega linnades lennujaamad olemas, mis töötavad, millel on oma väljund olemas. Vot see on see pool, mida meie proovime seal käima panna või ellu äratada. Ja rahvusvahelised artistid, no absoluutselt olen nõus, et neid peab tooma ja meil on ruumi jällegi siin linnas, ka keskuslinnas, ka rannarajoonis, kus nad saaksid esineda, kus korraldada suuri festivale, kontserte, midagi sellist. Need on alati tere tulnud. Kui jäi selline mulje, siis tõesti ma loodan, et ma nüüd aga see ongi võimalus teil oma retoorikat lihvida, sest et valija peegeldas, näed üks valija, eks ole. Igal juhul me oleme tohutult tänulikud, et te täna tund aega oma kiirest valimiseelsest ajast pühendasite valimiskoolile. Koolitasite meid, koolitasite vaatajaid, kuulajaid ja aitäh ja edu siis sellel raskel teel võiduka siis lõpupoole või kuidas öelda? Ja aitäh. Tänan kutsumast.